Head raadiokuulajad, me saame nüüd kohe vastuse küsimusele, mis on ettevõtlusinkubaator, millest nii palju räägitakse ja Olav Israel teab sellest vist väga konkreetselt öelda. Ja me tegelikult ju räägime Kesk-Eesti ettevõtlusinkubaatorist ja see tähendab ju tegelikult ühest küljest koostööd. Tähelepanuväärne on see, et 3 maakonna omavalitsused on kokku leppinud selles, et me võiksime üheskoos seda ettevõtlust ja ettevõtlikkust arendada. Teisest küljest see tähendab ju seda, et miks me nagu loodame, et see projekt võiks olla väga edukas, sest me puhtal kujul tugineme vajadusele, ütleme, tekib vajadus ja proovime siis seda olemasolevat ressurssi, mis meil täna on, kõige paremal viisil ära kasutada. No, tavainimesel tekib küsimus, mis asi on ettevõtlusinkubaator, sest inkubaatorid teatakse reeglina iga haritud inimene teab, et mingid munad on mingis masinas. Aga see on hea võrdlus, ütleme, aga ettevõtlusinkubaatori puhul ongi see, et kui kaua me tugime, kui kaua me aitame seda inimest või ettevõtjat saavutada nagu eesmärgini, et me jäta teda üksi, vaid me anname talle selle niiskuse ja temperatuuri, et see muna ikkagi ära kooruks. Ja ühel hetkel võib tulla ka see hinnang, et see on kukemuna, selle iska minema. Jah, see võib täitsa tulla niimoodi, ja seda täitsa mitmel tasandil, et hea on see, et sellises innovatsiooni ja arengus ka Eestis tervikuna on võetud seda teadmiseks, et mingid asjad ei pruugigi kooruda, ütleme nii. Aga võib-olla jah, jõutakse teadmisele, et see oli hoopis kukemuna, nii et läheme mingisugust suuri avastusi ja Nokiaid avastama, aga tuleb välja, et ei tulnud välja. Milline roll on siin kutseharidusasutustel, keda oli laua ümber palju koos? Väga suur. Et ma arvan, et see ongi üks selline olulisem aspekt, kui seni innovatsiooni arengu igasugustest programmidest on kutseasutused olnud väljas, aga me teame, et kutsekoolid oma sisustuselt ja võimekuselt on nagu NASA laborid sõna otses mõttes. Ja täna olemata sellest me alles oleme käivitanud, meil on juba 3 head sellist inkubatsiooniprojekti, kus on siis kutsekoolid kaasatud ja mis saab veel tähelepanu olla sellele inkubatsiooniprotsessile endale, aga samas ka kutsekoolile, kus siis teadlikkus ühiskonnas võiks nagu kasvada. Need koolid võiks nende auks ära nimetada? Jah, ja need koolid on siis meil Olustvere, Viljandi, Järvamaa ja Luua Jõgevamaal, et need on 4 kutsekooli. Ja mis on veel oluline, see Kesk-Eesti ettevõtlusinkubaator on unikaalne. Me anname küll ühest küljest standardteenust, ehk kui tuleb meie inimene, teda ukse taha jäeta, igal juhul saab ta vastuse oma küsimusele aga teiselt on see, et kui me seda projekti kirjutaksime, õige pea jõudsime, et me oleme nii palju unikaalsed, et meil on ka põhjust siia tulla nii Hiiumaalt kui ka Ida-Virumaalt, sest just nimelt Viljandi Kultuuriakadeemia, Pollimaa, Polli ajandusuuringute keskus on unikaalsed oma õppekavade ja oskusteabe poolest, olgu siis selleks loomemajandus, olgu selleks siis puuviljandus ja maamajandus. Samuti on iga kutsekool omas valdkonnas unikaalne, olgu sellest siis näiteks Järvas vesiviljelus, Olustveres toiduained, joogiteadus, metsandus ja puu on ainult Luuas ja mitte kuskil mujal Eestis. Nii et seda inkubatsiooni teabe kaasamist on põhjust meile siia külla tulla, et oma ettevõttele või ideele hoogs sisse saada. Inkubaatoris on kohti õige vähestele munadele ilmselt ikkagi Eesti võimaluste juures. Mille järgi tehakse see valik, mis on see, mis annab õiguse ja kellele õiguse öelda, et teie projekt on väga rumal, minge koju ära? Jah, see on ka just see, et tänase inkubatsiooniprotsess algab valideerimisest, see välismaa sõna, ehk siis see valideerimine peakski tähendama seda kohta, et kus siis väärtushindamine. Hinnatakse seda ideed, hinnatakse võimekusi, hinnatakse vajadusi ja võimalusi ja siis ühed maad otsustatakse, jah, see on hea, hakkame inkubeerima. Teiseks, miks inkubatsioon on hea, et kui me oleme praegu rääkinud kohalike omavalitsustega, sisuliselt on ju ka kohalik omavalitsus nagu meie
omanik, see on otseselt, kaudselt. Kesk-Eesti inkubaatorit siis ju juhib 3 maakonna arenduskeskused, see on siis Viljandi, Järva ja Jõgeva, ütleme nii, aga arenduskeskused on teatavasti just nimelt omavalitsuste hallata ja vallata, ütleme nii, et meie kaudsed omanikud on omavalitsused ja ütleme, alati on see küsimus, ükskõik millisel valimisel või omavalitsusteemal, et kuidas toetada ettevõtjat. See on üks, inkubatsioon on üks kõige puhtam, lihtsam ja läbipaistvam viis omavalitsusele just nimelt tema enda haldusterritooriumil tegutseva ettevõtja toetamiseks. Aga me oleme täna Viljandis Eesti ühe silmapaistvama kultuuriõppeasutuse ruumides hoopis ja tekib küsimus, mis saab selle roll olemas, kui me mõtleme ettevõtet, siis me mõtleme ikkagi, et ju tehakse midagi valmis või hakatakse kuskil kellelegi midagi ehitama, aga siin on väga tugev rahvapallitraditsioon, mida me lõõtsamängijaga teeme. See lõõtsamängijaga on veel eriti hea, selles mõttes hea näide see lõõtsamängija, kui ütleme see pärandkultuur kui selline, ütleme, ja see pärandkultuuri õpe on Eestis unikaalselt Viljandi Kultuuriakadeemia kanda. Aga samas Viljandi kutsekoolis on lõõtsameistrite kursus täiesti olemas, ütleme nii, et siin ongi nagu võimalus kokku panna nii selle lõõtsa ehitamine kui ka selle lõõtsa kasutamine ja lõpus ka selle lõõtsa müümine, nii et ja sellega omal elatise teenimine, et see ongi see ühistegevuse inkubatsioon, mis võiks anda selle parima tulemuse. Liigume protsessi lõpu poole ka, kas siin on selline lootus ka, et kas sai valmis ehitatud väga autentne pärandlõõst või sai valmis ehitatud tööpink, kas sel ettevõttel on lõpuks teie projektis ka selles mõttes kasu, et anda mingisugune nõks ka siis, kui lind pesast välja lendab? Kindlasti, ütleme niimoodi, et eriti kui sa veel tood näiteks loomemajanduse, ütleme, Rämenda Kultuuriakadeemist, siis ütleme niimoodi, teatavasti loov inimene ei ole tavaliselt väga suur ettevõtja, ütleme niimoodi, et aga just nimelt see koostöö inkubatsioon annab võimaluse ka sellele, kes ei ole ettevõtja koos teistega, ütleme siis teenida omal elatist ja olla siis ettevõtja. Et see on see, ütleme siis linnu välja lendamise nõks, nagu sa ütlesid. Jääme tulemusi ootama ja üldiselt raadiol on hea meel, kui me saame kuulda ka nendest valmisproduktidest ja saame siis teada anda, mis on toimunud. Jah, ma arvan, et ka ütleme seda formaati, mis me siin nagu täna teeme, et see on me ka sellesse koostöölepingusse sisse kirjutatud, me vähemalt kord aastas saame kokku, vähemalt kord aastas ja võtame siis otsi kokku. Aga nagu sa ka täna kuulsid siin, siis juba esimene võimalus on ju külastada kõikide nende partnerettevõtete üritusi ja aidata neid nende tegemistes. Nii et siin Kultuuriakadeemias on toimumas pärandihäkk õige pea, ütleme mai teisel poolel, et kõigil on võimalus tulla kas mentoriks, ise osaleda oma ideedega, saada targemaks, nii et jah, need võimalused on. Aitäh ja jõudu! Jah.